Arengustrateegia ei ole midagi sellist, mis peab igal külal olema. Oluline on mõista tegelikku vajadust, kas üldse ja miks me seda teeme. Selle mõistmiseni jõudmine vajab arutelu. Just vajaduses selgusele jõudmine on esimene teema, mille soovitan teil oma kogukonnas luubi alla võtta. Esmalt on vaja selgusele jõuda, mida tähendab arukas küla teie jaoks. Veenduge ühiselt, et saate sellest mõistest aru ning mõistate, mida see teie puhul võiks tähendada. Arukate külade kontseptsioon on Euroopa Liidus üha olulisemaks muutuv mõiste, mida kohtab muu hulgas ka liidertegevusgruppide strateegiates. See kontseptsioon viitab jätkusuutlikele maapiirkondadele ja kogukondadele, mis tegelevad nii olemasolevate tugevuste ja väärtustega, kui arendavad välja uusi võimalusi. Nende külade puhul täiustatakse traditsioonilisi ja uusi võrgustikke ning teenuseid digitaal- ja telekommunikatsioonitehnoloogia ja innovatsiooniga ning lõigatakse sellest senisest enam kasu just vajalikest teadmistest lähtudest. Ent digitehnoloogia ei ole aruka küla kohustuslik komponent. Arukus võib teie jaoks seisneda hoopis milleski muus. Sisuliselt on arukas küla see, kes leiab üles oma kogukonna tugevused ja paneb need enda kasuks tööle. Eesmärk on tõsta kohalike elanike ja ettevõtete heaolu muutvatele oludele ja arengule jalgu jäämata. Arengustrateegia tegemine ei ole kohustus. Oluline on, et sellest sünniks päriselt kasu, sest pabereid riiulile või arvutisse toota ei ole mõtet. Arutage omavahel läbi, milliseid eesmärke või tegevusi saab arengustrateegia kaudu paremini ellu viia. Mis kasu sellest on? Pakun teile välja mõned mõttesuunad. Arengustrateegia protsess iseenesest võib aidata luua eestvedajatel paremat pilti sellest, mida külarahvas tegelikult mõtleb, ehk kui asi tõsiselt ette võtta, saab kaasatust parandada seeläbi küll. Või kui tunnete ja tajute, et teie kogukond on lähiajal ootamas ees tõsised väljakutsed ja mõne teenuse kadumine koha pealt või hoopiski uued arendused, mille kohta kogukonnas on nii ja naa arvamusi, võib ju strateegia koostamine aidata nendeks muutusteks paremini ette valmistuda. Aga võib-olla ei ole praegu veel aeg sellisteks aruteludeks küps, ehk mis juhtub siis, kui me arengustrateegiat ei koosta. Vastus võib olla, et midagi ei muutu. Kui see vastus teile sobib, siis on edasine protsess, õigemini selle puudumine siinkohal otsustatud ja võib teema lõpetatuks lugeda. Kui aga mitte, siis tuleb arutelu jätkata. Tasub küsida, kas jääme oma arengus toppama või ehk jätame hoopis midagi olulist märkamata. Kui arengustrateegia koostamine tundub õigem valik, võtke ette viimane küsimus. Milline peab arengustrateegia selle koostamise protsess olema, et sellest oleks kasu? See on väga oluline koht, sest kui eestvedajad on enda jaoks läbi mõelnud ja ehk ka lihtsustanud kogu arengukava koostamise protsessi, on selle tegemine mitte tüütu kohustus, vaid loominguline ja nauditav. Täna ei vaja enam keegi 20–30 leheküljelisi mahukaid ja ideaalselt koostatud arengudokumente. Oluline on mõningane andmetele tuginemine, ent suuremalt jaolt siiski kaasatult, sihtides ja suundades kokkuleppimine. Nüüdseks olete jõudnud esimese aruteluga lõpule. Mida te siis otsustasite? Pange kirja, kas hakkate arengustrateegiat koostama või mitte ning lisage mõlemal juhul 3 põhjendust. Kui vajate inspiratsiooni ja tahate teada, mis laadi arukate külade strateegiaid Eestis on koostatud, vaadake lähemalt Liiderliidu koduleheküljelt.